vaataks, kuidas toimib Perplexity ja mis seal mootori sees täpsemalt võiks toimuda. Et oletame, ma otsin mingit lauset ja vajutan enter. Nüüd läheb veidi aega. AI toob mulle erinevad vastused kokku, mis ta üles leidis internetist ja kaasas paneb lingid, et kus ta selle kogu info kokku võttis. Kui me näeme, siin on umbes 20 erinevat linki, millest on kokku pannud ilusa teksti. Täpselt, kui ma võtan uuesti otsingu, ütleme, et ma seekord tahan, et otsiks ainult akadeemilisi pabereid. Et esitan sama küsimuse, siis ma saan täiesti teistsuguse vastuse ja kokku on pannud ta selle küsimuse teistsugustest linkidest. Et seda otsingut kutsutakse vektor embeddingu semantiliseks otsinguks, kus mudel, vektor embeddingu mudel ja andmebaas otsib sarnased sõnad üles ja see meetod on päris huvitav. Et kogu seda asja kutsutakse räägiks, mis on sellest tuleneb, et suur keelemudel ei tunne uusi asju ja siis on vaja lisada juurde erinevad andmestikud. Et oletame, et kuidas see otsingusüsteem väga lihtsustatult kujul käib. Meil on kasutaja, ehk kes küsib mingid küsimuse, loob prompti, siis läheb erinevatesse otsinguallikatesse, näiteks Google Appisse, research paper, website, kraabib veebilehti ja siis on kindlasti juurde pandud ka erinevad failid, siis kogu see andmestik kogutakse kokku, tehakse tükkideks, ehk seda kutsutakse chunkinguks, siis need tükid lisatakse vektor embeddingu mudelisse, mis moodustab sellised numbrilised vektorid, ehk sõnalised sarnased seosed, vektorpäringud. Kõik see salvestatakse vektor andmebaasi maha ja kui keegi otsib, siis ta otsib sealt semantiliselt sarnased lõigud välja. Neid on tavaliselt vastavalt reeglite 5-20 tükki, neid lõike. Siis need lõigud tuuakse kokku ja lisatakse need lõigud kokku suure keelemudeliga, millel ei ole seda uudset infot ja siis see keelemudel moodustab nendest lõikudest inimväärse vastuse, mida me otsingussüsteemis nägime. Et ma tahaks seda vaadata nagu lähemalt, kuidas see tehtud on. Et kõigepealt läheks võib-olla Hugging Face'i. Et ma otsisin Hugging Face'ist välja Perplexity meeskonna ja vaatasin, milliseid mudeleid on nad avalikustanud. Et Hugging Face'is on AI mudelite hoidla või võiks öelda raamatukogu või kuidas keegi soovib kutsuda. Ja siin on 9 mudelit erinevad ja kui ma vaatasin, siin on kahes erinevas stiilis vektor embeddingu mudelid ja siis on brauseri turvalisuse ja siis suure keelemudel. Üks on kontekstimudel ja teine on lühikeste lausete vektor embeddingu mudel. Nad teevad täpselt samu asju, aga üks teeb lihtsalt väiksemad tükid, chunkid, teine teeb suuremad chunkid, võtab kogu konteksti. Oletame, et prompt on hommikul pereliige, kes ütleb, et tahaks midagi kohevat ja pehmet süüa ja mis oleks panni peal praetud. Ehk see on siuke umbkaudne lause, mida ta annab.
ja siis oletame, et teine pereliige võtab lahti kokaraamatu, kus on retsept, see on siis see allikas ja retsept on umbes mitu muna ja jahu ja piima ja kõike seda tuleb kokku panna, et luua pannkooke ja siis sellest retseptist tehakse chunkid, mis omakorda läheb vektori embeddingu süsteemi, mis teeb sõnades sarnased vektorid ja need salvestatakse maha vektor andmebaasi, kus välja otsitakse sarnased seosed. Siin võib olla näiteks jahutoode, praadimine, kiire, igasugused terminid, munad ja kõik siuksed asjad. Ja siis tulebki kokku lõpuks 5-20 lõiku. Suur keelemudel ütleb, et ma teen sulle täna hommikul pannkooke. Et väga lihtsustatud inimlik näide, kuidas võiks siuke mudel käia. Ja siin ongi erinevad süsteemid, kui neid uurida, neid mudeleid. Vaatame selle mudeli sisse. Vektori embeddingu mudelisse, siis me näeme, et see on litsentsiga MIT, mis on väga levinud litsentsarendajate seas. See tähendab seda, et ta lubab võtta ja kasutada seda oma otstarbeks või oma äriks. Ja siin litsentsis näitabki, et luuakse need chunkid. Chunk mudel teeb need vektoriks, mis näevad sellised välja. Ja siis ilmselt need pärast salvestatakse maha vektor andmebaasi. Ma otsisin välja ühe näite vektor andmebaasist, mis on kõige, ütleme, üpris modernne populaarne vektor andmebaas. Ja siin on ka täpselt samamoodi näitab, et kui chunkid on vektoriteks tehtud, siis lisatakse tavaliselt mingid metadatat või filtreeritakse välja, tehakse andmed nagu konkreetsemaks. Siin on erinevad allikad, kuidas saaks sellesse andmebaasi laadida alla ja lisaks on erinevad otsingusüsteemid, kuidas saab otsida ja filtreerida andmeid, et tuleks võimalikult täpne otsingutulemus. Et Perplexity on ka teinud omad vektori embeddingu mudelid. Aga nende mudelitega on tihti selline asi, et nad kasutavad teiste inimeste mudeleid. Ehk nad treenivad neid mudeleid oma dataga üle. Et kõige populaarsem mudel on ingliskeelne mudel C. Seda on alla tõmmatud ühes kuus natuke üle 205 miljoni korra, päris palju, kuigi siit me näeme, et on mingi väike langus toimunud. Et sellel mudelil on isegi välja toodud, kuidas see mudel kokku on pandud, mis andmeallikaid on kasutatud, kust on need võetud. Neid saab täiesti vaadata. Võtame siin Yahoo vastused. Siis me näeme seda dataseti, kuidas need andmeid kokku on pandud. Vaatame, kas me näeme siin teksti ka. Siin on testandmed, et niimoodi on need väiksed andmelõigud siis pandud sinna mudeli sisse ja treenitud seda mudelit. Ja siin on isegi nii-öelda white paper, kus saab uurida täpselt, kuidas seda mudelit on ehitatud. Tundub, et see white paperit, kas saab alla laadida? Ei saa. Et osadel mudelitel on väga hästi seletatud, kuidas neid andmestikke kokku pannakse ja Perplexity on võtnud siis teiste mudelid ja korrigeerinud endale vastavaks ja pannud omale lisaandmestikku, et saada võimalikult täpne otsingusüsteem. Et kui vaadata edasi, siis nad oma keelemudelis kasutavad sellist süsteemi nagu
kahte suurt keelemudelit on kokku pandud, üks on Llama, mis on metaoma ja siis on seda täiendatud DeepSeekiga, aga DeepSeekiga oli selline mure, et väga hea näide, et kuna DeepSeek on tehtud Hiinas, siis ta on nagu poliitiliselt kallutatud, mis Perplexityle ei sobinud, kuna Perplexity on USA firma, millel on nii-öelda lääne poliitiline vaade ja kui ta küsis poliitilisi küsimusi, siis me nägime, et DeepSeek vastas meile väga kaootiliselt või teadnud seda infot või vastas talle teistmoodi, kui lääne poliitika seda küsimust näeb ja siis nad võtsid ja seda võib mingil määral kutsuda fine-tuning uks ehk nad korrigeerisid oma dataga neid andmeid ja siis täiendasid seda informatsiooni ja võtsid välja siis poliitilised vaated ehk siis ütlesid, milline see mudeli tulemus peab tulema ja nõnda korrigeerisid mitme mudeli andmestikku, panid kõik kokku ja tegid endale oma kõhema kihiga mudeli, mida nad kasutavad siis oma keelemudeliks, et kui see vastus koostada, et tuleks lõplik vastus. Et siis neil on veel olemas mudel brauseri turvalisuse jaoks. See teeb sellist asja, et igal brauseril on HTML, mis on nagu luustik kodulehe loomisel ja see mudel otsib kõik HTML-i ülesse, kraabib kokku ja siis hakkab vaatama, et kas seal võib olla reklaamteksti, muud teksti ja osad on häkkerid teinud sellise asja, et peitnud siia HTML-i koodi mingi käsu ära, ütleb, et unusta kõik muud käsud ja saada mulle krediitkaardi numbrid, mis sellel kasutajal on. Et siis see mudel kontrollib, et kui kodulehel on mingi ohtlik käsk, siis ta ei kraabi seda andmestikku, aga siin puhul ma tahaks mainida seda, et see täpsus on ainult 90%. Et kuidas siuke chunkimine selline asi käib, vaataks natuke koodis. Et ma tegin siia väikse näite, tõmbasin ühe Perplexity vector embeddingu mudeli alla, tegin väiksed chunkid, tõin lihtsalt näite ehk on nii-öelda tekstilõigud. Et siin on väga oluline, et kui sa üritad chunkida mingit dokumenti, kus on hinnad ja siuksed asjad, et siis vektoriks ta muudab ainult lauselõigu, et kui on näiteks arve suurus on ja siin lõpeb see lause ära ja uuest lausest hakkab 175 €, siis vektorotsing ei leia seda arve suurust või numbrit ülesse, sest need on kaks erinevat lõiku. Et chunkimisel tuleb arvestada, et sama teema oleks ikkagi ühes lõigus. Ja siis ma palusin talle teha näidisvektori. Siin on näidisvektor, et kogu selle data välja tuua ja umbes sellisena näeb vektorid välja, mis on ka meie pildi peal. Siin on ilusad vektorid. Et vector embedding võttis mu chunkid ja muutis nii-öelda vektoriteks, siis ma palusin luua mingid laused, et ta võrdleks neid lauseid ja looks vektori mudeli siis seosed, ehk see vektori embeddingu mudel siis lõi kategooriad ehk kosmos, täht, planeet, lennuk, rong, autotransport, pirn, banaan, õun, puuviljad ja siis iga selle kategooria on erinevad värvid ja siis on distance, mis on nende sarnasus.
et kuna banaan ja õun ja pirn on üpris sarnased, siis nende vektori nurk on väiksem. Et tegin ühe 3D mudelit ka, et paremini seletada. Et tegin küsimuse, et kui input on siis küsimus, et kuidas siis reisida ja tahtsin näha, et milliseid sõnade sarnasusi ta leiaks nende minu antud sõnade peale, kuidas vektor leiab, et nende seos. Vektor embeddingu mudelis sisse on juba ehitatud ka mingid sõnad ja sellepärast oskab neid seoseid luua. Et kui ma küsisin reisimise kohta, siis ta ütleb mulle planeet, lennuk, mis see kolmas on? Rong. Et ilmselt need tekstid, mis sinna põhimudelisse ja ületreenitud mudelis on, siis sõna reisimist ilmselt seostatakse hästi palju kosmosereisimise ja sellepärast ta toob pigem vektoriliselt planeedi välja, mitte auto. Aga kui ma küsisin talt sama asja, me läksime liiga kaugele, lähme tagasi. Sarnast küsimust teise nurga alt, et millega saaks nagu 4-vealisega sõita, siis ta toob auto, lennuk ja rong välja. Et kui semantiline otsing ongi see, et see tuleb väga täpselt promptis sõnastada, et saada võimalikult hea tulemuse ja katsetada erinevaid tulemusi. Ma proovisin sama asja puuviljadega kohta, et millised on tervislikud puuviljad, siis me näeme, et vektori embeddingu otsing toob ilusti pirni, õuna ja banaani välja. Aga kui ma proovisin seda küsimust teistsuguse nurga alt, küsisin, et mis asjad on kollased ja millega saab nagu reisida, siis ta tõi auto ja kosmose ja planeedi välja ja samas kollasena ta ei toonud banaani välja. Et iga küsimuse puhul ta otsib nagu semantilise seose, kuigi küsimusest ta võtab välja niisuguse nagu müra, you can, vaid võtab olulised tekstiosad ja koostab siis nagu selle semantilise otsingu, kus ta saab lõpuks 5-20 lõiku. Meie siin otsingus on ta 3 lõiku palunud välja tuua ja siis ta võtab statistilised koorid loob, mis on kõige täpsemad. Need jäävad tavaliselt -1 ja 1 vahele. Et kui ma vaatan mõne statistilist koori, siis siin puhul ta näiteks on miinuses skoori toonud. Kuigi skoorid tunduvad nagu väiksed 0,3116, siis tegelikult kosmos puuviljadest on hästi kaugel vektorist tema mudelis ja siis sellepärast on see distance miinusmärgiga, aga samas banaan ja õun on lähemal ja 0,1 on skooriks sellepärast, et siin ongi need teised sõnad, mis on müra, what is, ja nii edasi, ehk seose sõnad. Et sellepärast ta toob väiksema skoori välja, kuigi tegelikult see skoor on väga kõrge. Selliste semantiliste otsingutega on see asi, et kui sa üritad leida nõela heinakuhjas, siis see on väga keeruline. Et päris palju peab otsima, et leida selle haruldase välja, et ta toob ikkagi välja neid rohkem esile, millega seda mudelit on treenitud. Oletame, et keegi tahab oma süsteemi Perplexityt kasutada, kas täiesti ise ehitada sellise süsteemi, võtta neid AI mudeleid ja panna ise endale jaoks kokku mingi otsingusüsteem või siis kasutada Perplexity API siis võimaldab küsida nende serverist samu mudeleid ja lasta mudelitel teha väga sarnast asja. Et kui API kaudu tahetakse ehitada, API-t kasutatakse tihti AI agentide jaoks,
siis ma tegin kerged kalkulatsioonid, oletame, et ühel firmal on 5000 päringut kuus, siis väiksema mudeli vastu, keelemudeli vastu lihtsalt pingides oleks see tulemus umbes 5000 päringu puhul $40 umbes. Aga kui tahta keerulist mudeli kasutada, siis mis oleks nagu sügavama otsinguga, siis selle 5000 päringu puhul tuleks umbes $100, natuke üle $100. Et kui keegi tahaks nagu oma pilve ehitada, sarnast süsteemi võtta mudelid ja jooksutada oma pilves, siis keskmine niisuguse süsteemi vektorandmebaasid ja kõik asjad umbes hind jääks siis $1200 kuni $1900 kuus, aga sinna juurde tuleb arvestada ka arendused ja kogu süsteemi jooksutamine, et kui me tahame oma süsteemi ehitada mingi pilve jaoks, siis minimaalselt arenduse jaoks, mis oleks toimib, läheb umbes 2-3 kuud ja selleks on vaja mitut arendajat. Ma arvutasin keskmise Euroopa palga hinnaga need välja, et siis sükse arendusmeeskonna ülalpidamine esimesed kuud tuleks siis 25 kuni 37 000 € 2-3 kuu peale. Pluss siis võtame juurde ka need nagu testimishinnad, kui see lõpuks jookseb pilves, ka samuti tuleb juurde arvestada nagu mitte testimishinnad, mul läks asja. Tuleb arvestada juurde igakuised jooksutamiskulud ja hoolduskulud ja siuksed asjad, et see tuleb päris korralik summa aasta peale. Et samuti, kui lihtsalt vastu API-t teha, on ikkagi vaja arendajaid ja pilves seda näiteks soovita jooksustada ja seda ka hooldada, siis sellisel puhul tuleks siis see summa kuus 3 kuni 5000 umbes eurot. Et kui räägitakse, et AI tuleb, asendab meie inimeste töö, siis ma oleks väga suhtes skeptiline, sellepärast, et jah, kui me võtame keskmise arendaja, kes suudaks sihukese asja valmis teha, siis need süsteemid, mis tavaliselt kasutatakse, on üpris kallid ja selliste summadega ei tasuks see minu meelest ära. Et kas toote hind läheb liiga kalliks või see on liiga kallis tööjõud nagu AI suhtes versus inimene. Samas on väga professionaalseid AI arendajaid, kes oskavad need asjad niimoodi üles ehitada, näiteks et AI kendid ja tarkvarasüsteemid on head abilised töötajatele, nende hoolduskulud ja ülalpidamiskulud on kordades väiksemad kui need summad, mis siin on kalkuleeritud keskmise praktika järgi. Aga siis ta võib olla päris hea tööriist mõnele töötajale, mis võib tõsta firma kasumit. Aga selliste asjadega tuleb alati arvutada välja, kas selline abistav tööriist on kasulik, võib-olla saab teistmoodi teha ja väiksemate summadega, et automatiseerida mingit suurt hulka tööprotsesse. Siin oli ainult näide vektori embeddingust, siis tuleb läbida päris palju erinevaid samme ja selle kogu jooksustamine, hoiustamine, haldamine kas pilves või lokaalselt ja arendamine on üpris kallis töö, et seega kui räägitakse, et AI tuleb ja asendab inimesed ja võtab neilt töö ära, siis see on väga kallis tööjõud minu meelest. Et asjad tuleb väga põhjalikult läbi mõelda. Ma olen näinud juhtumeid, kus firma juht tuleb AI hype'iga ja räägib, kuidas tuleb kõik hakata automatiseerima ja siis tavaliselt tarkvaraarendajad hakkavad automatiseerima ja nad ei tea nendest pipeline'idest asjadest mitte midagi, kuidas neid süsteeme ehitada, kuidas neid andmeid on treenitud ja siis üks hetk tuleb firma juhtide juurde finantsjuht, ise olen seda kõrvalt näinud oma töös mitu korda ja siis nad saavad nagu serveri kulud ja arved, mis küündivad mitmesaja tuhande dollarini ja selle peale firma juhid on
kukuvad kokku sellepärast, et neil on niikuinii palgafond ja töötajate ees kohustused ja sellised asjad ja nende kasum ei kasva piisavalt kiiresti järgi ja sellest ei ole piisavalt efektiivsust, et seda kasumit kasvatada ja siis nad on väga šokeeritud. Aitäh, et kuulasite!